Tere tulemast kuulama ja vaatama podcasti Hingekast. Mina olen Elisabeth Tischler ja selles podcastis räägime me elulistel teemadel hingelises võtmes. Head kuulamist! Tere! Ma olen jälle tagasi ja seekord on möödas vist ainult 3 päeva eelmisest episoodist, sest eelmine episood oli suhteliselt, ma kuulasin hiljem järgi ja see oli ikka kukkus kogemata välja suhteliselt reklaamikas. Aga ma tõesti tahtsin lihtsalt teada anda, mis ma siin vahepeal teinud olen. Aga pähe jäi ka mõte kerima sellest, et millest siis rääkida järgmistes osades ja nii huvitav, kui see ka pole, inspireeris mind selle loo meelde tuletamine, et miks ma üldse podcastiga alustasin. Ja mul tekkis selline taipamine, et ma viisin kokku, et kõik oma podcasti osad, kaasa arvatud see, miks ta alguse sai, algas sellest, et ma läksin närvi. Ja siis ma hakkasin nagu tagasi mõtlema, et huvitav, et mind on inspireerinud maha istuma see, kui ma tunnen, et mul on midagi vaja välja öelda ja ma võib-olla seda otse sellele inimesele teha ei taha. Ja iga podcasti episoodi taga on olnud inimene, kelle peale ma olen mõelnud või kellest ma olen siis inspireerunud, et üldse selline podcasti osa kokku salvestada. Et olgu see siis paari suhtes, olid mul endal paari suhtes teemad, olgu see, ma ei tea, ma mäletan, et üks osa oli niimoodi, et üks naine internetis ajas mind närvi, kes konstellatsiooni kohta midagi ütles, siis ma tegin siukse pikema osa, et ma oma peas vist nagu vastasin tema nendele mingitele väidetele. Ja nüüd ma mõtlen, et päris haige. Aga näed, meid inspireerivad erinevad asjad, on ju. Või tõukavad lõpuks siis sellest mugavustsoonist välja, et midagi nagu ise ära teha. Et nagu öeldakse, et kui ei meeldi, siis proovi ise paremini teha. Ja teie küsimus on kindlasti, et mis mind siis täna närvi on ajanud. Ma arvan, et mul mingi väike koht isegi on närvi aetud, aga see ei ole nagu midagi tõsist. Ja ma mõtlesin, et ma tahaksin rääkida väga sellisest controversial teemast, nagu on selline trollid paari suhtes, aga polaarsus paari suhtes ja miks on polaarsus paari suhtes oluline. Ja see kõik sai alguse sellest, et ma jõudsin järeldusele, et Eestis ja üleüldiselt maailmas on tohutult palju naisi, kes koolitavad teisi naisi. Ja nagu ma nägin sealt enda Q&A'st ka, mis ma Instagramis teen või kui ma näen, mis on sellised aktiivsed teemad ühiskonnas, on hullult palju me räägime naiselikkusest ja mehelikkusest ja kuidas olla naiselik ja kuidas tunda, et naiselikuna ja milline see mees olema peab, milline naine olema peab. Et see on juba mitu aastat olnud hästi selline kõnealune teema ja mida ma näen on see, et naised käivad ja arendavad ennast ja käivad ja terapeutiseerivad iseennast, kui see üldse on mingi sõna. Aga et naised on nii usinad õppima ja arenema, aga et kus on minu meelest selline tühi koht meil Eesti ühiskonnas, näiteks toome Eesti, on see, et ma tunnen, kuidas Eestis teha revolutsiooni, on see, kui tuleks kuskilt selline inimene, kes oleks meessoost ja hakkaks lõpuks koolitama mehi, kuidas olla mehelik mees. Sest et meil on nii palju naisi, kes koolitavad teisi naisi, et kuidas olla naiselik ja kuidas tunda naisena ja kuidas käime naiste ringides, joome kakaod, ma ei tea, mis kõike koome ja mida iganes me teeme naistega, et kokku tulla ja tunda end, ma ei tea, naiselikuna on ju. Aga fakt on see, et naine õpib tundma ennast naisena, olles suhtes mehega. Teine naine ei saa aktiveerida sinu mingit naiselikkust või me saame tulla kohale üksteisega nagu nii-öelda nagu õdedena või selline nagu sisterhood vibe'i me saame nagu luua. Tõeline naiselikkus saab avaneda alles olles suhtes ja olles suhtes hea mehega, meheliku mehega. Vahepeal on vaja naisele ka seda naiselikumat meest, et ta saaks ise kasvada sellisesse enda küpsusesse ja me vajame neid kogemusi, kus me ei
tunne, et 100% võib-olla, et me oleme, ma ei tea, siukses õiges olekus, et saaks toimuda meie see sisemine kasv ja areng. Mõelge, kui tuleks üks mees, kes oleks, tead, nagu Epp Kärsin on naistele seksuaalsuses või, no ta on muidugi kõigil, on ju, või et kui tuleks keegi, kes oleks selline väga küps mees, soovitatavalt ta võiks olla juba abielus olnud mingi 10-20 aastat, et ta on läbi teinud kriisid, sest meeste puhul minu meelest mees saab küpseks kasvada alles siis, kui ta läbib mingid väga sügavad kriisid ja ta ronib sealt ise välja. Sest et nii kaua, kuni ja seal on ka, et mida naised kipuvad tegema, kui mees satub kriisi, on see, et tahaks päästma minna, on ju, ja tahaks ta kuidagi sealt ise välja tõmmata. Aga see automaatselt, esiteks sa kaotad austuse selle mehe suhtes ja teiseks see mees tunneb ennast, et ta ei ole nagu piisavalt võimekas, et ise oma aukudest välja ronida, on ju. Mehel on väga vajalik selline, et mehelikkus saab väga nagu kasvada just läbi sellist, et ta teeb raskeid asju ja ta teeb need ära ja ta saab nendega hakkama ja sealt tuleb tema see tunne, et ma olen kuidagi, et sealt tuleb väga palju sellist mehe väärtuse tunnet. Ma ei ütle, et see on alati nagu 100% õige, et noh, konstellatsioonis ju ka räägime, et meie võib-olla väärtus ei tohiks alati sõltuda välisest, aga ma arvan, et meestel on kindlasti mõjutab see väga-väga palju rohkem kui naised. Naised peaksid võib-olla ennast väärtustama rohkem sellises olemises ja mehed tegemises. Et see on selline naiseliku, meheliku võib-olla baasolemus. Ja nüüd ma jõuan sinna, et don't get me wrong. Mis on üks olulisemaid asju, on see, meis kõigis on olemas naiselik osa, mehelik osa, naisosa, meesosa, naiselik poolus, mehelik poolus. Energiaks võid seda ka nimetada. Energiasõnana mulle nagu ei meeldi, sest energia on muutlik. Aga kui sinus on naisosa ja meesosa, siis ma olen sellest varem rääkinud, et sisemine naine on enamasti peegeldus sinu emast. Sisemine mees on enamasti peegeldus sinu isast. Ja nende omavaheline suhe sinu sees, kui su vanematel oli omavahel konflikt, ja sa ei ole sellest kuidagi enda sees üle saanud, siis see konflikt võib sinuga kaasa tulla, ka täiskasvanu ikka. Miks ma räägin, et on oluline lahendada ära oma sisemised konfliktid oma vanematega, oma emaga, oma isaga, on see, et see on see filter läbi, mille sa näed elu. See on tihti see filter, millega sa lähed sinna suhtesse, kui sind on hüljatud, sa lähed otsima seda hülgamist, kui sind on maha jäetud, sa lähed otsima seda mahajätmist, et täiskasvanu elu on nagu selleks, et meile visatakse need õppetunnid, et me lõpuks tunneksime läbi oma läbitundmata tunded ja teeksime rahu sellega, mis oli. Nii kaua, kuni sa ei ole seda rahu teinud sellega, mis oli, et kui sa ei ole endast nagu tervendanud ära seda haava, et näiteks sind jäeti maha ühe vanema poolt, sa lähed alateadlikult otsima seda kogemust, et see koht endas ära tervendada. Ja nii kaua, kuni sa ei ole nõus, et nii kaua sa projitseerid meeste peale näiteks oma isa, kes ei olnud sulle olemas, sa lähed otsima seda, mida su isa sulle ei andnud, nii kaua, kuni sa endas selle kohaga ei tee rahu, endas ei tervenda seda haava ära. Ja miks on oluline mõlema vanemaga teha see rahu, on see, et see, mis suhe on mul enda naiselikkusega, näitab, milline naine ma olen, ja see suhe, mis mul on enda mehelikkusega, näitab ära, millise mehe ma enda ellu valin, millist meest ma hakkan ligi tõmbama, sest me käime maailmas ringi nähtamatute antennidega ja me tõmbame enda ellu täpselt seda, nagu suhe on põhimõtteliselt trauma peal, ehk siis meie õpetaja tõi kunagi hästi hea näite, et kui üks laps jäetakse lasteaeda niimoodi, et kui ema ei tule õigel ajal sinna lasteaeda järgi, näiteks tüdruk on ju, ja siis on poiss, kes kogu aeg ema tuli liiga vara lasteaeda järgi ja ta viiti liiga varaselt ära, kui veel lõbus oli, siis need kaks inimest täiskasvanu tulevad kokku, et nemad hakkavad siis üksteisele asendama neid asju, mis neil lapsena puudu jäid, on ju. Et see on selline piltlik näide. Naisena sa saad tunda end terviklikuna siis, kui sa oled endas mõlemad polaarsused kuidagi küpseks kasvatanud ja tegelikult mehe puhul täpselt samamoodi, aga näiteks naisena, et sa tuled suurepäraselt toime välismaailmas, sa tuled, sul on mingi oma, ma ei tea, karjäär, oma töö ja seal on ka nagu tasakaalukus, et kui me naistena lähme üleliia sinna, et meil on vaja tõestada ja ma pean kuidagi nagu
ronime nagu tegelikult sinna meeste maailma ennast kuidagi nagu noh, et miks me seda teeme, et see võib tulla sellest, et vajadus on isale tõestada, on ju, ja siis me lähme sinna kuidagi ennast nagu, probleemi ei teki selles, kui me seda võib-olla naudime, aga selles, kui see hakkab meile muutuma hävituslikuks või kui see hakkab meilt liiga palju energiat võtma. Et ma ei ütle, et naine peaks suhtes olles, ma ei tea, kaotama ära oma mingisuguse missiooni või keskme või ma ei tea, et üldse tööd ei tee, aga ma räägin seda, et sa saad tunda end hästi siis, kui sa tead, et sa saad ka ise hakkama, et on selline oskus toetuda ja samal ajal oskus ka vastu võtta, kui pakutakse. Ja kui sul on need mõlemad enda sees olemas, siis see on selline loob terviklikkuse tunnet, et ma ühes story's mainisin ka, et mille kaudu näha, et kui näiteks naisel ei ole isa olnud, et kuidas see suhtes võib väljenduda. Ja siis ma tõin seal sellise näite, et näiteks need naised, kes hästi valjult nagu karjuvad, et mehed peavad kõik maksma. Ja siis seal on nagu väga õhkõrn piir selle vahel, et kas ma olen lapse tasandil, et see ei ole tegelikult see, et ma naisena ootan, et mees maksaks, vaid ma olen lapse tasandil ja ma ootan, et mees asendaks mulle isa, keda mul kunagi ei olnud ja maksa saa, sest mina ei viitsi mitte midagi teha, mina ei viitsigi sinna tööle minna, mina ei viitsi üldse oma elu nagu põhimõtteliselt eladagi, on ju. Et see on nagu näitab, et sa oled natukene nagu nihkes, et see ka nüüd päris tervislik ei ole, on ju, et noh, kõige alus on tasakaal. Ma vist lähen natuke teemast kõrvale või just teemasse sisse, ma ei tea kumb. Miks ma hakkasin rääkima sellest revolutsioonist on see, et ühel hetkel tuleb nagu piir ette sellele, et kui paljud naised saavad ära teha meeste eest. Et mulle tundub ka, et see võib muutuda nii nagu toksiliseks, et ja ühelt poolt, kui naised käivad, arendavad ennast, õpivad, tervendavad endas ära näiteks isahaavad, emahaavad, et tervendavad kuidagi ennast sellisesse kohta, et nad tegelevad enda asjadega, keskenduvad iseendale, valavad iseendasse, et siis muidugi see naine hakkab tõmbama ligi teistsuguseid mehi, aga kui ma vaatan nagu ühiskonda nagu natukene nagu suuremalt, siis nagu me õpetame naisi, kuidas olla naiselikud, aga kes õpetab mehi, kuidas olla mehelikud? Meil on nii palju üksikemasid, meil on katki läinud peresi, mehed, kes on väga palju, mehed, kes ei taha vastutust võtta või kardavad seda vastutust või kellel, et mitte, et ma neid süüdistaks, aga vaata, neil ei ole ka olnud seda isa figuuri, kes võib-olla neile õpetaks, et isegi kui on lahku mindud, on see isa võib-olla pildilt rohkem välja jäänud ja emad jäävad neid lapsi kasvatama, et siis see ema peaks olema nagu mõlemad poolused sellele lapsele, on ju, et naine, nagu ema ei saa pojale õpetada seda, mida isa peaks pojale õpetama, on ju. Selline mingi nõuanne, mis sellisel korral, kui sul on näiteks oled ema ja kasvatad poisslast, siis kindlasti saata teda kuskile trennidesse, kus on meesõpetaja, et tal oleks mingigi selline figuur, kelle pealt ta saab nagu näha või õppida. Aga et mulle tundub, et meestel täna ei ole isegi nagu mingit basic sellist julgust nagu pöörduda naise poole ilma, mulle tundub, et mehed kardavad seda rejection'it nii hullult, et nad isegi ei julge enam minna nende naiste juurde. Ja siis oleme nagu sellises kohas, kus naised jahivad nagu neid mehi ja siis nad jõuavad sinna suhtesse ja kuna nad juba nagu kuidagi alustasid seda selliselt nagu valelt jalalt, siis on hiljem mure, et miks ma kõik pean ise ära tegema ja miks ta üldse kuidagi ei pursue'i või miks ta üldse kuidagi ei korralda ise asju ja ma tõstan käed üles selle koha pealt, et on suhteid, kus polaarsus on sellises vastandmudelis ja see toimib suurepäraselt mõnele paarile. Ja kui see sulle sobib, see minu info siin ei olegi neile, kellel on kõik elus hästi või kes on rahul sellega, mis neil on, vaid ikka ju hakkavad neid podcast'i asju kuulama inimesed, kes otsivad võib-olla mingeid vastuseid enda probleemidele või muredele. Et kui sa oled suhtes, kus sul on vastupidi, sina olid võib-olla see, kes esimesena seal seda meest taga hakkas ajama ja esimesena kirjutas, esimesena kohe niimoodi, ma ei ütle, ma tunnen, et mul on nii raske seda teha, sest ma kardan öelda valet asja. Siin on mu enda hirmud mängus praegu. Minu point on see, mulle tundub, et mehed on läinud väga naiselikuks ja naised on läinud väga mehelikuks. Ja nüüd, kui me paneme selle naise ja mehe sinna samasse ruumi, nad ei taha teineteist ja nad jälestavad teineteist, sest neil on mõlemal enda sees see polaarsuse konflikt, et nad on vales polaarsuses. Naine ei suuda olla oma naiselikkuses ja mees ei suuda olla oma mehelikkuses. Kui sa paned kokku naise, kes on oma naiselikkuses ja sa annad talle mehe, kes seda ei ole, no esiteks on üldse küsimus, kuidas nad sinna samasse ruumi sattusid. Aga kui sa paned nagu kokku selle naiseliku naise ja selle naiseliku mehe, on ju, suhtes pika peale kaob ära polaarsus.
see võib alguses toimida, see võib olla tore, aga ühel hetkel ei ole seda nagu midagi, mis looks seda tõmmet, et nad tahaksid enam kuidagi teineteist. Ma arvan, et hästi suur probleem veel lisaks on see, et meil puudub julgus ära kõndida ja nii palju inimesi on parema meelega suhetes, kus nad ei ole õnnelikud, kui et nad valivad üksi olemise. Ja mida see näitab meie arengutaseme kohta? Et me oleme valmis olema nõmedas suhtes, kui et me õpime iseenda kohalolust rõõmu tundma. Ja see on nii suuresti asi, mis lükkab paarid lahku. Kui sul puudub enda isiklik elu, kui sul puudub drive enda elus, mingi missioonitunne, ma naudin iseendaga aja veetmist, ma tean, et kui ma olen üksi, ma saan hakkama ja mul on mõnus ja ma naudin seda ja ma olen õppinud ennast tundma ja õppinud, ma ei tea, kuidas mulle meeldib, et kui see osa puudub ja sa lähed sinna suhtesse, et ma olen varem rääkinud selle pealt, et kui me lähme selliste, meil kõigil on hingehaavad, see on normaalne, aga lihtsalt kui me ei ole endas õppinud kuidagi saama terviklikuks, siis me valime endale partneri, kes hakkab täitma meie tühja auke ja siis tekivad konfliktid, et ta ei anna mulle seda, ta ei anna mulle toda, mulle see ei sobi, mulle too ei sobi. Ja siis ma olen nagu vahepeal ka küsinud, et okei, aga kas sa ise suudad endale seda pakkuda, ja siis on nagu, et ma arvan, et kui naine oskab endasse valada ja kallata, ta hoolitseb oma keha eest, oma meele eest, oma vaimu eest, arendab ennast, tal on hobid, tal on, ma ei tea, loeb raamatuid, arendab end, et kui ta tunneb nagu ennast üksi hästi, siis tema ümber on ainult mehed, kes päriselt tahavad ka temasse valada, sest tema valab iseendasse ja seda igapäevaselt. Ja mis juhtub, kui suhtes kokku tullakse, on see, et naised hakkavad üle kompenseerima hirmust kuidagi, et kui me ei oska nagu vastu võtta, kui meil on vanematega juba see konflikt, et me neilt ei taha võtta, võib-olla oleme nendega seal üle seotud, et oleme, ma ei tea, oma vanematele vanemad, on ju, oleme seal kuidagi vale positsiooni peal, ei ole üldse lapse koha peal, kes peaks vastu võtma, siis meil on ka suhtes raske vastu võtta. Ja siis naine läheb sinna suhtesse, kus mees tahab talle anda, naine tunneb end ebamugavalt, et ta peab kuidagi hullult nagu vastu andma ja siis tekib see, et läbi selle ülekompenseerimise tihti läheb nagu ema rolli. Lihtsalt sellepärast, et tal oli raske vastu võtta. Et ma ei tea, kas mõni naine nagu tunneb ennast ära selle tundega, et kui sa tunned, et sul on nii hea, et mees pakub sulle väga palju ja siis sa tunned, et sa pead hullult vastu andma. Mees saab nii palju kasu sellest, kui ta annab naisele ja naine saab õitseda. Et mul on hästi kahju näha, et ühiskonnas on nii palju neid nagu suhteid valepidi, et mehed kuidagi arvavad, et nad ei tohi, ma ei tea, oma naistele anda, sest siis need naised lähevad ära või panevad neid arveid kogu aeg pooleks maksma, on ju. Ma ei taha minna nendesse teematesse üldse, mis on sellised väga controversial, aga samal ajal see on controversial, et ma lihtsalt võib-olla, okei, kuidas ma sellesse saaks nagu suhtuda, et näiteks mees, kellel on suur konflikt naiselikkusega, mis tähendab, et tal on olnud suur konflikt emaga, kus ta oma emaga läbi ei saa või ema vastu ei võta, sellisel mehel on hästi raske austada naiselikkust. Mis on üks selline märk näiteks sellest, et naine on konfliktis, on see vajadus mehega võistelda. Et kumb on parem või kumb on kõvem või kumb on targem või ma arvan, et meil on loomuomaselt antud mingid omadused, mis on sellised pehmemad omadused ja mis on sellised tugevamad omadused, on ju, või sellised kõvemad omadused. Et naine on loomult emotsionaalsem, voolavam, selline spontaansem, nagu meri. Ja mees on nagu, et selline naine on nagu O ja mees on nagu I. Et selline O on selline nagu ümar ring, on ju. I on siuke natuke strictim, natuke stabiilsem, natukene struktureeritum, kalju, kuhu vastu see meri saab siis vahepeal nagu lappab. Issand, kummaline analoog, aga okei, let's deal with it. Üks küsimus tuli mul sinna postkasti, et mis siis, kui ma naisena ei suuda lasta mehel mitte midagi ära teha, et tahan kõike kontrollida, siis see on ülilibe tee, kus peal olla, sest et see tähendab seda, et sa ei usalda oma meest ja suhtes mees väga vajab, et naine teda usaldaks, sest mees juhib ja naine on nagu konstellatsioonis on selline lause, et mida Bert Hellinger siis ütles, et mees teenib naiselikkust ja naine järgneb mehele. Ja see saab toimida ainult siis, kui naine päriselt on valmis lubama mehel juhtida ja mees on valmis nagu teenima seda naiselikkust ja seda on hästi keeruline sõnadesse panna, aga see on selline nagu sügav austus selle naiseliku suhtes, selline hoidmine, selline
kuidagi, et mees annab naisele selle mingis mõttes mingi väetis, et ta saaks nagu särada või kasvada ja mida rohkem ta sinna panustab, seda õnnelikum on see pereelu, on ju. Ja samal ajal see naine on valmis panema kõrvale, et kuidagi, et suhtes, kui me kokku tuleme, siis naine peab nii-öelda lubama sellel mehel olla see oma mehelik poolus ja mees peab lubama naisel olla see oma naiselik poolus, et me kuidagi tuleme üheks, aga see tähendab seda, et me peame olema valmis loobuma mehelikkusest iseendas või naiselikkusest iseendas. Ehk siis, et ma olen valmis panema kõrvale selle fakti, et ma tean, et ma saan ise hakkama, et ma tean, et ma suudan ise, ma ei tea, need plaanid teha või korraldada või et ma tean, et ma suudaks ise siin kõike püsti hoida ja olla hästi tugev, aga ma valin usaldada sind. Ja kui seal tekib selline nagu alistumine sellele, siis see saab olla tohutult ilus selline kahe nagu emerge imine üheks. Ja mehel täpselt samamoodi, et usaldada naise intuitiivsust, et öeldakse, et kui naine on päriselt naine, et siis ta on nagu oraakel, et naine teab, kui mehel on see, tead, see sõber ei ole sulle, ma ei tea, kõige parem, aga mitte, et see on niimoodi nagu tead emalik, et oo, ära temaga suhtle, on ju, vaid selline, et naine nagu tunneb ette ja meestel ei ole seda tundlikkust. Kuulsin ühte naist ka ütlemas sihukest lauset, et mis need mehed, et tema suurim mingisugune valuuta on olnud vabadus, et see ei ole mingi vabadus, vaid see on hirm pühendumise ees, see on hirm usaldada kedagi, see on hirm toetuda kellelegi. Ja kui naine on saanud oma lapsepõlvest ikka haavad, kus ta sai aru, et toetuda on ebaturvaline, abi küsida on ebaturvaline, kõigega peab hakkama saama, tal oli see üksikema figuur ka võib-olla, kes seal kõike kasvatas ja majandas ja käis 5 töökohal ja kõigega pidi hakkama saama, on ju, et siis see jääb su kuidagi nagu noh, koodi sisse. Ja meie isiklik vastutus on need koodid seal nagu lahustada ja need mustrid seal lahustada, et kui me soovime päriselt olla sellises terviklikus ilusas suhtes. Ja ma ei ütle, et me peaks nagu enne suhet olema need ideaalsed, vaid suhted aitavad meil sinna kohta kasvada. Nagu ma ütlesin eelmises osas, et ütleme, kui naine on selline kõva naine, no ma oskan selle kohta praegu kõige rohkem selliseid näiteid tuua, on ju, aga et kui naine on selline kõva naine ja teen kõik ise ja kuna tema on juba selles tugevas polaarsuses, siis ta tõmbab selle vastandpolaarsuse, ehk siis ta tõmbab endale selle pehme mehe, on ju. Alguses võib tore olla, kõik on äge ja siis nad tulevad kokku ja siis hakkab see nügimine pihta ja hõõrumine pihta, on ju. Seda naist hakkab närvi ajama see naiselikkus selles mehes, sellepärast et ta ei ole iseenda naiselikkusega rahu teinud ja mehes hakkab närvi ajama see mehelikkus selles naises, sellepärast et ta ei ole enda mehelikkusele otsa vaatanud või sellega rahu teinud või kuidagi integreerinud seda endasse. Point seal ongi see, et me ületame need konfliktid, et me tuleme teineteisele vastu, me muutume mõistvamaks, me räägime välja, mis meid häirib, et näed, et ma tahaks ise seda rohkem teha või kas sa saad siin mind palun rohkem usaldada, et see konflikt tuleb meid nagu parandama või tervendama või tuleb meile midagi meie kohta näitama, mis vajab sellist nagu arengut või sihukest switch'i, et nii kaua, kuni ma ei austa, ütleme, mehelikkust oma isa, sealt läheb ka edasi, tegelikult naisel on väga suuresti see, et see järjekord on selline, et minu sisemine mees, isa ja universum, et universum on sihuke väga ka nagu, kuna see on välismaailm, siis see on selline väline figuur, mis on siis selline maskuliinne figuur, on ju. Et siis naisel on jõle raske elus, kui ta on tegelikult oma selles mehelikus pooluses rohkem, sest et kõik töötab nagu raskemalt ja vastu. Et võib-olla üks asi, mis ma nagu tahaks veel naistele öelda, et no ma praegu räägin sellest, et kuidas võib-olla endas seda konflikti lahendada, aga et ka näha ette see koht, et kui sa oled arenenud nii kaugele, et ühel hetkel ei saa sa käia enam piisavalt mingitel naiselikkuse koolitustel, kui su mees ei ole sulle nõus vastu tulema ja ka kasvama. Et me saame suhtes kasvada, kui mõlemad on seda otsustanud, aga tihti naised võtavad selle koorma enda peale, nad suudavad mõned aastad seal suhtes ära vedada, siis nad väsivad lihtsalt nii ära sellest, et mees neile vastu ei tule, et nad annavad alla ja siis lähevad need suhted lahku, lähevad need pered lahku, kui näiteks see polaarsus on olnud nihkes ja sünnib laps, on ju,
oi, mis koormus see on naisele ja kui nüüd siin see mees üldse talle vastu ei tule emotsionaalse toetusega, ei suuda kuidagi seda naist nagu sellises haavatavuses ära toetada, siis no ilmselgelt tuleb seal lahkuminek, sest lihtsalt, et kuidagi siis saadakse alles aru, et enam sellest mudelist, mis varem oli, ei piisa ja kas nüüd mees on nõus kuidagi astuma ülesse või tegema selle sammu, et muutuda, nii nagu võib-olla naine on seda teinud, kui ta on seda teinud. Et ma rääkisin sellest nagu ühe sõbraga ja siis ta ütles ka, et miks sa ise nagu ei hakka koolitama, on ju mehi. Et aga ma arvan, et naine ei saa koolitada meest, et meest peab koolitama ikkagi nagu teine mees. Ma ei saa õpetada mehele, mis asi on maskuliinsus, ma ei saa õpetada mehele, okei, ma saan konstellöörina teraapias, ma saan sul aidata lahendada ära oma sisemise konflikti, aga ma mõtlen ka mingid sellised üleüldised, et mulle tundub, et nagu ei ole õpetatud ka mingit basic viisakust, et täna, kui keegi sulle nagu, noh, mõnele naisele on see, et mees ukse avab, tead, ta kukub pikali selle peale, ta on nii nagu vau, et issand, milline mees, et naistel on nii vähe vaja, päriselt, naisel on vaja turvatunnet ja seda eelkõige emotsionaalses mõttes ja kui mees ei suuda ka seda pakkuda, no siis millest me nagu räägime, et meestele on vaja läheneda karmimalt kui naistele, et selleks, et naine avaneks, tal on vaja tunda end turvaliselt ja selleks, et mees areneks, on vaja ta panna ebamugavatesse olukordadesse, kus ta valib selle asemel, et kokku kukkuda, tal valib kasvu ja ta valib teha sammu edasi ja ta näeb, et nii, mul on siin praegu võimalus, mul on 2 valikut, kumma ma valin ja see, mis valiku ta teeb selles kriisiolukorras, näitab talle endale, mis mees ta on, millest ta tehtud on, mis masti mees ta on. Naisele tekitab selline asi stressi, saad aru, aga mees hakkab drive ima siukse nagu pinge all. Muidugi tasakaal, mitte nagu üleliigse pinge all, siis võib ka nagu murdumine tekkida, aga no ma räägin sellisest balance'ist, on ju. Et nagu mingis vanuses on okei mängida võib-olla natuke mänge või uurida, et kuidagi avastada, mida sa elus tahad või mitte, et on okei nagu mitte kindel olla selles, mida sa tahad ja ongi avastad ja proovid. Aga mingis vanuses tuleb nagu see, et tundub nagu mehed tahavad natuke kauem neid mänge mängida kui naised. Et ma ütlen nii, kõikidele naistele, kes jooksevad meeste järel selle asemel, et tegeleda iseenda armastamisega, iseendasse panustamisega, iseendasse kallamisega. See on eneseväärtuse teema ja see tuleb vanematest. Ennast on vaja, naine, kes jookseb mehel järgi, otsib oma sisearmastust või emaarmastust. Mees teab väga hästi, kui ta tahab naist ja kui ta tahab naist, siis ta teeb kõik selleks, et see naine endale võita. Punkt. Nii kaua, kui need naised on nõus sellise poole peega suhtumisega või panustamisega või selline on valmis ise tulema vastu seal, kus mees ei taha astuda, sest tal on veits ebamugav. Nii kaua on meil halb. Lihtsalt on nii. Ma ei räägi siin, et pikaajalises suhtes olles tuleb kriise, normaalne, sellest saab nagu, et ma nagu kuidagi ei räägi sellest, et see on normaalne, et meil on vahepeal tõusud, vahepeal langused. Võib-olla naistel natuke ka see ego, et ei suuda nagu rahu teha sellega, et keegi sind ei taha ja ei taheta nagu endale tunnistada, et võib-olla joostakse mingi pooliku soki järel kuskil, kui on sellepärast, et ei nähta tegelikult endas piisavalt seda väärtust, et sellepärast ma räägin, et kui oluline on eneseväärtustamine, sest sinu elu näitab väga detailselt ära, kui palju sa ennast väärtustad. Ja üks asi veel, mis on naistel. Tea, palun, et sinu väärtust ei mõjuta absoluutselt see, kuidas mees sinuga käitub või ei käitu. Et sinu väärtus ei sõltu sellest, kui palju mõni mees on nõus sinu jaoks tegema või ei ole sinu jaoks tegema. See on mehe enda teema. Ma näen hullult palju ägedaid, toredaid, võimekaid, ilusaid, armsaid naisi, kes lubavad mehel dikteerida enda väärtust. Ja see tuleb jällegi lapsepõlve haavadest, see tuleb jällegi enamasti sellest isahaavast, kui ei saadud piisavalt seda armastust ja siis ütleme kas või ka suhtes, et kui sa oled pikemas suhtes ja kõik on alguses hästi, võib-olla esimesed aastad on tore, mees väga näitab välja, et ta tahab sind, tahab sinuga koos olla, teil on see kuidagi nagu toimib ja siis
ühel hetkel mees hakkab võib-olla vähem tegema või ei panusta enam nii palju või sa näed teda nagu kaugenemas, siis see on nagu see koht, kus ebakindel naine hakkab tasapisi võtma nagu ise ülesse seda, mida see mees tegemata jätab. Et kõik, mida mees jätab tegemata, ta hakkab enda ise tegema. Ja niimoodi nagu tasapisi liigutakse sinna vastandpolaarsusesse, on ju, et kui võib-olla suht alguses kõik oli nagu õigesti ja siis tulevad need lapsepõlve haavad ülesse, kus kuskil kellelgi midagi on tervendamata, kuskil kedagi on kuidagi vähe armastatud, on ju, ja siis me hakkame niimoodi tasapisi niimoodi üle kompenseerima. Selles kohas, et kui sa oled enda sees terviklik, siis see koht, kus sa tunned, et mees hakkab sulle vähem tegema, siis selles kohas sa suudad jääda enda kahele jalale ja mitte joosta kohe üles korjama kõike seda, mida mees tegemata jätab, saad aru? Tuleb ikkagi küsida, kas teine inimene teeb su elu paremaks või võtab sealt vähemaks. Ma arvan, et mitte ükski mees ei ole õige mees, kui ta tekitab sulle hommikust õhtuni ärevust, kahtlust, sa pead üle mõtlema, sa pead ikka, nagu okei, siin on ka tasakaal, et kas sa oledki ise selline mingi hull ülemõtleja ja ei suuda usaldada ühtegi sõna, mis see mees sulle ütleb, kui ta on nagu väitnud, et ta midagi teeb ja siis ta teeb. Sest et ka me oma hirmudega väga palju mõjutame teist osapoolt, on ju, et kui mina kardan hullult seda, et mind petetakse, siis on suht suur tõenäosus, et mind ühel hetkel petetakse. Sest et ma juba käitun eos niimoodi, et ma võib-olla jälgin rohkem, ma ei tea, olen rohkem valvel, olen selline, muidugi me ei peaks kedagi usaldama, kes võib-olla ei ole meile kohe tõestanud oma usaldust, aga me ei peaks ka kahtlustama, kes ei ole meile andnud põhjust kahtlustamiseks. Et üsna tihti, kui me suhtume teise inimesse common sense'iga, siis nad ka käituvad niimoodi. Aga kui me siin juba eos tead, et okei, mul on juba mingi meestega mingi teema, et davai, et ma kardan, et kas see mees ikka, ma ei tea, on lojaalne mees või on ta, ma ei tea, petnud või juba selle haavaga sinna suhtesse minnes, see on suht loogiline, kust see hakkab nüüd nagu lahti rulluma või mis seal nagu toimuma hakkab, on ju. Võtiga on see, et ma räägin ju suhte sees, et ma ei ütle seda, et naine peab suutma oma isiklikus elus ise juhtida, vastutada, teha. Ta võib olla, ma ei tea, nii mehelik, kui mehelik võib mingit äris juhtida ja olla mingi kõva mutt, on ju. Aga seal suhte sees lubada mehel juhtimine üle võtta. Ja nii paljud naised puudub see usaldus meeste vastu ja puudub see usaldus lubada, ma ei tea, mehel teha ja mehel eksida ja hakkab see näägutamine pihta ja kommunikatsioon on ka nii oluline, et mees tahab teha siis, kui teda hinnatakse, tunnustatakse ja kiidetakse. Et naine, kellel ei ole mehele, mõlemal poolel tegelikult, kui puuduvad ootused, et puuduvad ootused teineteisele, aga on olemas standardid iseendale, siis me oleme õnnelikud. Siis saavad kõik asjad, mida me teineteisele teeme, olla tore ekstra. Mul on standard sellele, kuidas mina oma elu elan, mida mina ei tea, ma tahan olla vormis, ma tahan olla sportlik, ma tahan toituda hästi, siis ma teen seda ise. Mitte ma ei lähe ja ei nääguta, et miks sa hästi ei söö nagu mina, miks sa trennis ei käi nagu mina, et me saame teisi inimesi jutumärkides muuta ainult nii, et me inspireerime neid. Ja inspireerime me teisi inimesi siis, kui me kehastame seda, mida me nagu preach ime või räägime. Et ma ei räägi sellest, et ma olen tervislik, vaid ma jalutan 10 000 sammu päevas, ma käin trennis, ma ei tea, teen joogat, söön tervislikult, on ju, liigutan ennast, hoian end, et see, et mina elan selles tões, et ma söön seda salatit ja ma tunnen end mega hästi, on see, mis saab inspireerida teist. Mitte see, et ma näägutan, mitte see, et ma kellelegi mingit elumoraali hakkan lugema, mitte keegi ei taha teha midagi, mida talle öeldakse, et tee see ära. Et me peame õppima natukene võib-olla targemalt lähenema, et ma ei tea, naisena see viis, kuidas sa mehe juurde lähed, kas sa lähed, et kuule, tee see ära, et ma ei tea, see on ammu tegemata, et 5 päeva siin prügi haiseb nagu, et kuna selle prügi välja viid, on ju. Või sa suudad seda kuidagi nagu kaunimalt, et kuule, kallis. Aga see läheb juba mingiks imelikuks nipinurgaks. Asi, mida naised võiksid rohkem teha, on kiita oma meest. Mida rohkem sa kiidad oma meest,
nende kohtade pealt, mida sa tahad, et ta rohkem teeks ja vähem nende kohtade pealt, kus sa ei taha, et ta teeks, siis mees päriselt ka tahab, vaata mehed on ilgelt nälgas just nagu kiituse koha pealt. Et ma arvan, et ka poisslapsi võib-olla ei kiideta nii palju, kui nad üles kasvavad, kui tüdrukuid on ju. Et see tundub kuidagi, ma ei tea, ebamehine või ma ei tea. Mida rohkem sa kiidad ja näitad oma tänulikkust selle eest, mida ta sulle pakub, seda rohkem ta tahab sulle pakkuda. Et seal, kus on, antakse juurde ja seal, kus ei ole, võetakse ära ka see viimne. Et see oskus ka päriselt ja see ei pea olema mingi sihuke, vaata, et ka ma ei ütle, et ole võlts, et ma ei tea, ole tänulik. Et üleüldiselt on ju jube tore oskus, issand, siia korterisse ei paista kunagi päike ja siia paistab praegu teise sellelt maja peegeldusest appi kõige. Et ma räägin igal pool, kus ma olen, tuleb päike välja, no see on mu mingi baasuskumus täitsa pekkis. Mis ma rääkisin, issand? Oskus tunda elus tänulikkust üleüldiselt, et ma räägin, et kui mul puudub see ootus, siis mul üldse tekib võimalus olla tänulik, et aitäh selle eest, mis sa mulle teed, mis sa mulle pakud, et tekib see nagu märkamisoskus ka. Et ma tean, et see on hästi kallutatud praegu võib-olla naistel on ju, aga ma olen naine, ma saan sellest vaatevinklist rohkem rääkida, et minu see point ka, et ma ei ütle mitte kellelegi, kuidas elada, aga see point on selles, et kui sa elad nagu loomuomaselt, nagu tohutult palju kannatusi valmistab see, et sa ujud vastu voolu ja sa ujud kuskile poole, kus ei ole üldse sinu asi ujuda, et kui sa õpid nagu õigele poole ujuma, õpid endas lahendama neid konflikte, õpid vastu võtma, vastuvõtlikkust, üksteise selliste nagu omaduste austamine ka, et sa oskad austada ka mehelikkust iseendas, et kui sa midagi ära teed, sa oskad end kiita ja olla enda üle uhke ja siis me oskame seda ka ju teisele pakkuda, et me ei saa teisele pakkuda midagi, mida me endale ei oska pakkuda. Et see on lihtsalt võimatu, et sellepärast ma räägin, et nii oluline on olla endas kuidagi nagu terviklik või vähemalt endaga seda suhet nii palju arendada nii kaugele, et sa saaksid tunda end piisavalt terviklikuna, et olles indiviid, saab teine inimene ka olla su kõrval indiviid ja su ellu nagu juurde tuua midagi. Aga kui ma olen nagu poolik tegelikult oma elus ei saa hakkama mingite asjadega, siis ootan, et partner mulle tooks midagi, mida ma tegelikult olen väga võimeline ka iseendale looma, aga ma lihtsalt ei taha ja siis ma olen partneri peale vihane, sellepärast et tema mulle seda ka ei anna. Et kannatus kannatuse otsa ju tegelikult. Suhtes on oluline see kommunikatsioon, aga meil peab olema oskus ka kommunikeerida, et kui palju ma jõuan jälle sinna, et kui palju iseendale tunnistad neid iseenda mingeid varjatud soove või tahtmisi ja teiseks me ei saa teisele ennast ausalt väljendada, kui seal taga elab hirm teisest inimesest ilma jääda. Et kui me suudame nagu, mul on elus olnud nii palju õppetunde sellega, et kui ma olen valmis loobuma ja kui ma olen valmis selline nagu olla nagu väga detached sellest, mitte nagu toksilises mõttes, aga just selles mõttes, et mul on okei, ma jään ellu, kui ma kaotan selle, ma ei tea, töö, selle partneri, selle sõbra, kui ma suudan sinna kohta ennast tuua, et ma tunnen, et ma olen enda keskmes, ma ei sure sellest maha, siis ma teen otsuseid ka, mis teenivad mind rohkem. Aga kui ma tunnen, et ma suren ära ilma selle tööta, siis ma olen valmis panustama palju rohkem, kui ma tegelikult tunnen, et ma võimeline olen ja siis ma põlen läbi. Suhtes samamoodi, kui ma nii väga kardan ilma jääda sellest partnerist, et ma ei taha üksi olla või ei tule üksi toime või ei majandu üksi ära, siis automaatselt ma tulen palju rohkem vastu võib-olla oma standardites, oma nagu selles, mida mina päriselt soovin või vajan. Väga palju vabadust loob see, kui me oskame enesele toetuda või teame, et me oleme endas terviklikud, sest siis me saame suhtes olles olla mõlemad vabad eneses. Ja jällegi ei ole elu mustvalge, et peame ka oskama seda teist, et mitte ka olla seal hyper independence moodis ja mitte osata, et see on ka halb, kui me ei oska minna sinna paari nagu suhte või paari keha nagu mindset'i, et meid on kaks ja ei ole ainult mina ja pean oskama õppima teisega arvestama, pean võib-olla natukene mingeid kompromisse tegema või mitte nagu selles mõttes, et leidma lahendusi, mis meile mõlemale sobivad, mitte ainult see, mis minule nagu sobib ja muud ma kuulda ei võta, on ju. Ja see on ka vahepeal korralik proovikivi suhtele, et kuidas me suudame kommunikeerida välja mõlemale sobiva toimimisviisi.
või edasimineku viisi. Et tühjus saab luua ainult rohkem tühjust ja täidetus saab luua ainult rohkem täidetust. Mänge mängivad need, kes ei ole iseendas kindlad, kes ei tunne enda sees seda turvatunnet ja kindlust ja kes tegelikult mängivad läbi oma lapsepõlve haavu. Manipuleerimine suhtes täpselt samamoodi. Kui me oleme kaks täiskasvanut, milleks teineteisega manipuleerida, et see on ka paljud õpivad ära võib-olla lapsena, et see ainus viis tähelepanu saada või ainus viis omast tahtmist saada on nagu manipulatsioon, aga tegelikult see ei ole ju tervislik viis kahe inimese vaheliseks suhtluseks, et kui me peame juba minema nii kaugele, et me peame kedagi manipuleerima, siis tasuks küsida, et nagu miks või milleks või kas sa tahadki niimoodi elada oma elu, et sa pead kellegiga manipuleerima, et midagi saad. Minu meelest oleks nagu nii äge, kui ma ei tea, mehed suhtuks, teeks mingi, ongi see äge mees, kellest ma rääkisin, kes minu meelest võiks tulla Eesti ja revolutsiooni teha. Kui äge oleks teha mingi, ma ei tea, challenge neil omavahel, et minge proovige naisele ligi minna, onju. Proovige erinevaid viise, mis toimub, ehitage mingit game'i endale nagu või ma ei tea, et see Eesti mehe see mingi tagasihoidlikkust natukene nagu välja treenida, et meil oleks kõigil nii palju lõbusam, kui me oleksime nõus riskima ja mängima. Et ma flirdin, vahet pole, mis saab, et ma olen nõus minema ja saama lüüa, kui ma sellele naisele ei meeldi. Tuleb järgmine naine, kellele ma saan proovida nagu umbes nagu, aga teha seda maitsekalt, et mitte nagu kuidagi, et mehed ei julge, et see on nii kurb, et eriti nagu minu meelest nagu nägusad mehed. See on okei, see on võib-olla nagu väga halb, et ma siin podcastis välja toon, aga vahepeal mul on tunne, et sellised hästi nägusad mehed arvavad, et nemad on nagu see prize, vaata. Et siis neil peab nagu järel jooksma või neil, et kuidagi selline, see on nii huvitav, aga ma olen hästi palju selliseid näiteid nagu näinud, et sellised mehed kuidagi arvavad jah, et neil on nagu noh, nemad on ilusad ja nemad rohkem ei peagi. Naisena on hästi tore, kui sa saad aru ja oskad iseennast ka kohelda sellena, et sina oled prize. Ja miks sa küsid? Siis on see, et hea naine annab mehe elule nii palju väärtust juurde. Ja kui keegi õpetaks meestele seda, et kui keegi räägiks neile selle saladuse, et kui kaugele sa võid jõuda oma elus koos hea naisega versus üksi, et see on ka vaata jälle nagu, et õpiks teineteise neid omadusi väärtustama, et see polaarsus on nagu väga õiges kohas, kui naine tunneb, et ta on nagu prize ja ta on selline nagu midagi, mida nagu, et ma tunnen, et kui mees nagu natuke worship ib oma naist, oi, see on hea suhe, oi, see on särav suhe, oi, see on särtsakas suhe, siis seal toimub teineteisele selline andmine, et ma annan sulle, sa annad mulle, ma võtan vastu, sa võtad vastu. Et ma vist rääkisin ka selles mingis teises paarisuhte osas, et see kõige hullem asi, mis saab juhtuda, on see, kui hakatakse, et suhe või armastus saab kasvada niimoodi, et mina annan sulle ja sa annad mulle pärast tagasi natuke rohkem, kui ma sulle andsin. Ja me kogu aeg niimoodi edasi-tagasi anname ja anname ja anname. Mis toimub toksilistes suhetes on see, et me hakkame nagu, või hakatakse nagu halvaga teineteist nagu, et näed, et ma teen sulle tagasi, siis ma teen sulle veel hullemini tagasi ja ma teen veel hullemini. Et see on nagu kiirtee põrgusse, et kiirtee sinna, kus sa saad võimalikult kiiresti selle armastuse ära tappa nagu. Ja siis oled suhtes selle mingisuguse, ma ei tea, oma trauma pealt, on ju. Kui me suudaksime anda võimalikult isetult selles mõttes, et ma annan sulle sellest kohast, et mul on väga okei, kui ma mitte midagi praegu vastu ei saa. Sest et kui seal jälle vaata ongi, kui sa paned selle ootuse sinna, et ma annan sulle, aga ma tahan tagasi saada nagu, see võib nii kiiresti samamoodi toksiliseks muutuda, sest see on jälle sealt kohast, et ma nagu laenuga annan sulle. Et noh, suhte lõpetamise konstellatsioonis on väga-väga ilus lause, et kõik, mis ma sulle suhte jooksul andsin, ma jätan sulle kasutamiseks. Kõik, mida sina mulle suhte ajal andsid kasutamiseks, ma jätan endale. Et me austame seda, mida me teineteisele andsime ilma vajaduseta seda pärast tagasi saada. Et ju nii palju räägitakse suhte lõpus, ma andsin nii palju ja et see tunne, mis tegelikult seal lõpus on see, et noh, ma andsin nii palju ja ma nagu midagi tagasi ei saanud. Noh, tegelikult on tõde selles, et me alati midagi saame. Austada iseenda aega, austada seda versiooni iseendast, kes panustas sinna suhtesse, et
ma ei saa suhte lõpus öelda, et ma andsin nii palju ja siis see oleks nagu, et ma ei austa seda versiooni iseendast, kes otsustas seal anda, kes tollel hetkel tundis, et ta on seal suhtes ja on kahe jalaga seal suhtes ja on nõus andma ja panustama, et me peame austama ka neid versioone iseendast, kes on teinud, et teine mingi hea lause, mis on konstellatsioonis, on see, et selline, mida ma vahepeal nagu palun öelda, on see, et ma annan koha kõigele, mis oli, ma andsin endast parima nende teadmistega, mis mul sellel hetkel olid. Ja see võib nagu vabastada meid, et üleüldse, et ka vanemate vastu ju tihti peatakse vimma ja siis on ka, et ma austan seda, et te andsite endast parima nende teadmistega, mis teil parasjagu olid ja te ei saanud teada paremini. Me ei saa teada seda, mida me ei tea. Kõik, et kui me endale ka andestaks rohkem nende kohtade peal, kus me olime noored ja lollid või andsime ilma teadmata, mis tulevik toob, et me ei saa ka elu ju elada selles hirmus, et ma ei julgegi midagi anda, et pärast ei tule mitte midagi välja. Muidugi on potentsiaal, et mitte midagi ei tule välja, aga sellepärast ei saa ju andmata jätta, et sellepärast ei saa ju elamata jätta, et võib-olla läheb valesti või võib-olla läheb võssa või et võib-olla mul ei ole suguvõsas, ma ei tea, piisavalt mingit tunnistust või et ma ei ole näinud, et tuleksid paarisuhted välja või oleksid õnnelikud, on ju. Peame julgema elada ja kui puudub see julgus elada, siis teraapiasse ja enda sees sellega töötada, sest elu ei saa elamata jätta. Tänane päeva mõte. Elu ei saa elamata jätta. Ja täpselt seesama, see jõuabki ju välja täpselt sama kohani, et õpetaks keegi meestele rohkem või ma ei tea, minu sõnum siis meestele, ma ei tea, palju neid mehi siin kuulab, et julgege riskida, julgege katsetada, julgege proovida, et ma näen hästi, et mis on selliste nooremate ja vanemate nagu meeste vahe on see, et vanematel meestel on juba nii ükskõik, et nad on nagu kõik ära teinud, nad juba julgevad proovida, riskida, neil on suva, kui see välja ei tule, nad ongi see mingi elukogemus on ju, et noortel poistel oleks ka rohkem julgust. Hullult palju on seda hirmu haiget saada või hirmu ebaõnnestuda või hirmu. Ma ei tea, kas mehed peaks siis teineteist rohkem nagu toetama, kui mööda läheb või ma ei teagi. Et mida siin vaja on, et võib-olla ka ongi siis meestel vaja rohkem kokku tulla või ongi, et keegi oleks, kes ühiskonnas hakkaks neid mehi utsitama tagant ja kutsuks nad korrale, kui nad käituvad nagu tõelised tõprad. Et kui teine mees hakkaks nagu koputama õlale oma sõbrale, kui ta näeb, et ta sõber käitub nagu halvasti või valesti, selle asemel, et me neelame alla selle ja umbes nagu pigistame silma kinni. Et ma arvan, et naised väga hästi oskavad öelda teineteisele nagu kuidagi seda, et või välja tuua, aga mehed, et kui me räägime ka mingitest, ma ei tea, väärkohtlemistest on ju, et kui paljud need mehed omavahel räägivad nendest asjadest ja toovad välja, et keegi kuskil tegi või issand, kui ebanormaalne see on. Et võib-olla mehed lihtsalt ei räägi omavahel nendest asjadest piisavalt palju või ongi nii kinnised, et nad saavad selle lüüa ära ja neil ei ole kellegi juurde minna jagama seda, et nad lüüa said, on ju. Et peavad kuidagi enda sees nagu internally või nagu sisemiselt siis sellega nagu diilima ja see on nagu keeruline. Et võib-olla jah, võib-olla see ongi see, mis see vahe on, et naistel on olemas see kommuun ja meestel ei ole lihtsalt nagu mingit kommuuni väga või mehed nagu ei tule kokku üksteist nagu utsitama või nagu tagant tõukama või innustama või nagu üksteisele toeks olema, et jah, nagu naised julgevad neid nippe nagu omavahel jagada rohkem. Et ma tunnen, et ühel hetkel läheb lihtsalt väga raskeks, kui kõik need naised on nüüd ära koolitatud, on ju. Kõik naised liiguvad sellise naiselikkuse suunas, on ju, ja kui nüüd mehed järgi ei tule ja mehed ei liigu selle mehelikkuse suunas ja vastutuse võtmise suunas ja oma vigade parandamise suunas ja tegutsemise suunas, siis need naised jäävad nagu üksi või selles mõttes, et me peame nagu statistikat vaatama, et päriselt ka mõlemad teeksid rahu oma polaarsusega, ma oleks nii palju õnnelikum rahvas, ma oleksin kuradi top rikaste riikide seas, on ju. Et meil ei oleks elus nii palju seda nagu mässu või kibestumust, et see kibestumus ju tuleb iseenda hingehaavadega mitte tegelemise pärast. Ja siin on ka nagu suur point selles, et see sõnum ei ole kunagi, et mine nüüd kellelegi, ma ei tea, rääkima, vaid ongi just, et me kõik inimestena saame inspireerida teisi, kui me ise elame nii, nagu me räägime. Et kui me elame täpselt nii, nagu me tahame elada, siis see on see, mis inspireerib. Et peale surudes me ei saa siin elus mitte midagi, vaid ise astudes esimese sammu. Et kui sa tunned, et su suhtedünaamika on miskit, mida sa ei taha, et see oleks, siis
see ei alga sellest, et sa lähed nüüd oma mehele ütled või lähed oma naisele ütled, et kuule, sa käitud valesti, siin sa võiks teistmoodi käituda, vaid sa ise esimesena muudad oma suhtumist, muudad oma mustreid, muudad oma käitumist, vaatad enda sisse, teed esimese sammu. Ja kui nüüd sa oled olnud pikas suhtes, kus sa otsustad, et nüüd ma teen esimese sammu ja sa näed ja näed ja näed, et see mees ei tule kaasa ja päriselt ei tule kaasa, mitte see, et väga tihti inimesed, kes ka, ma ei tea, hakkavad endaga tegelema, arvavad kohe, et nad on maailma nabad ja nad on hästi tervenenud ja nad mingisugune hullult peaks nüüd nagu sealt suhtest nagu ära liikuma, sest keegi mees ei tule kaasa, on ju, et see on ka nagu bullshit, et mehed toimivad väga palju nagu teistmoodi, et nemad ei vaja nagu seda, mida sina vajad selleks, et mis sinu peas on nagu kasv ja areng, ei ole üldse võib-olla tema peas kasv ja areng. Et naised peaks ka lõpetama mehi üritama tõmbama selliseks nagu naiselikuks või et mehed peaks nüüd hullult oma emotsioonidest või tunnetest rääkima, et naiste suur probleem on ka see, et üritatakse mehi voolida nagu naiselikemaks ja siis, kui nad lõpuks tulevad vastu ja on need naiselikumad, siis naistele ei sobi need mehed enam. Ära ka ürita oma mehest voolida mingit naist nagu, et selleks on sõbrannad, kellega rääkida oma probleemidest ja iga murega ei pea jooksma sinna ja noh, et see on ka ülilihtne viis, kuidas ise oma mehel need munad nagu maha lõigata, et minna ja klatšida hommikust õhtuni temaga või et räägi oma tunnetest või räägi oma emotsioonidest, et see ei ole ta mingi emotsionaalne prügikast nagu või mingi prügikonteiner, et sa peaks kuidagi laskma tampida, on ju. Jällegi siin on see tervislik viis, et kui ta ikka nagu sulle midagi tahab kurta, siis selle asemel, et võib-olla lahendusi pakkuda, lihtsalt kuula ära. Ja see on ka nagu ülihea nipp nagu suhtes, et kui tuleb partner, et noh, ma tahan rääkida, et siis küsi enne, kas sa tahad lahendust või sa tahad lohutust. Sest et 90% ajast me tahame lihtsalt lohutust, et keegi meid ära kuulaks, siis me tahame minna ja ise see probleem ära lahendada. Naised ei pea hakkama meeste probleeme lahendama, mehed on väga võimelised ja suutelised oma probleeme ise lahendama. Naine saab väga palju olla mehele olemas lihtsalt oma kohaloluga, lihtsalt sellega, et sa oled soe, armastav, kuulad ta ära, pakud tuge, aga võid tuge pakkuda niimoodi, et sa ei tee tema eest ära. See on ka oskus. Usaldada, et ükskõik, mis sellel mehel parasjagu elus toimub, ta on piisavalt tugev, et ta saab sellega hakkama ja seda sa võid talle öelda. Süstida temasse seda positiivsust, et tead, ma tean, kallis, et küll sa sellega toime tuled, et ma tean, sul on raske, aga ma tean, et sa tuled toime, ma tean, et sa mõtled midagi välja, sest see aitab ka temal enesekindlam olla ja temal minna ja siis vallutada seda maailma teie mõlema jaoks, on ju. Ja vahepeal naisena võib-olla lubada mehel ära lahendada oma probleemid. Et see käib nagu jah, nagu niipidi, et kui ta saab kuidagi sind aidata või toetada, siis luba, sest mehed saavad tohutult palju tunda ennast mehelikemana, kui nad saavad olla sulle toeks, abiks, kui nad saavad su elu paremaks teha. Et mehi nagu sütitab see, kui nad saavad sulle midagi juurde anda ja see kuidagi paneb sind nagu õitsema, et mehed on loomult nagu andjad ja naised on vastuvõtjad. Ja kui see energiavool käib pahupidi, siis on ühel või teisel hetkel hakkab valus mõlemal ja see võtab mõlemalt ära sellise ja siis ongi, kaob polaarsus, kaob seksuaalsus, kaob tõmme, kirg, kõik. Et mida rohkem me suudame mugavalt olla oma polaarsuses, oma vastuvõtlikkuses näiteks naistena ja see väga lihtsasti ka näitab ära, et kukuvad ära need mehed, kes ei taha sulle anda. Ja kui sa oled piisavalt enesekindel ja ennast väärtustav, siis sa ei lähe ka järgi jooksma sellele mehele, kes sulle anda ei taha, sest sul on piisavalt väärikust, et seda mitte teha. Ja mehed samamoodi, mehelik mees ei jää andma naisele, kes ei oska vastu võtta, kes ei taha vastu võtta, kes jalgu trambib ja hakkab temaga kaklema, et ei, tal on nagu suuremad musklid, vaata. Et nagu, et neil kaob ka see huvi ära, et see on lihtsalt nagu ebaatraktiivne. Ja tead, mille peale naised kõige rohkem pahaseks saavad? Naised saavad pahaseks selle peale, kui nad on teinud rohkemat, kui neilt on võib-olla palutud või küsitud. Ja siis nad on vihased selle peale, et keegi seda ei hinda ja keegi seda panust ei näe. Aga nad ei tule selle peale, et nad astusid juba üle piiri sellega, et nad hakkasid pakkuma üle sellest, mis neilt oli nagu küsitud või palutud. Et kui naine hakkab andma nagu neid asju, mida mees suhtes peaks nagu andma, siis naine pettub alati. Ja ta alati tunneb, et teda ei väärtustata piisavalt, et teda ei nähta piisavalt, sest see ei olnud üldse tema asi seal sellel rindel nagu olla. Et me nagu astume ise teise territooriumile
ja siis me oleme pahased, miks keegi meid ei kiida selle eest, et ma teise territooriumil teise eest asjad ära teen. Kui me saame aru, et seistes enda territooriumil õppida järjest enam, kuidas olla vastuvõtlik, et ma arvan, et naine ei pea, siin ei tohi sassi ajada nagu tegutsemist ja et naine saab asjad niimoodi, et ta võtab vastu, et ta ei lähe järgi, mees läheb järgi, naine ootab ja võtab vastu. Aga ärge nüüd ajage sassi selle, see on nagu suhte perspektiivist eraelus. Naine ka oleks tore, kui, et sa teed need sammud, sa istutad need seemned ära, et pärast sealt nagu midagi saada, on ju, et sa oled ikkagi teinud, et midagi saada, mitte et sa istud siin ja ma ei tea, manifesteerid diivanil, on ju. Aga et ongi, et naine ei saa läbi surumise, vaid naine nagu need asjad, ta saab nagu läbi vastuvõtlikkuse. Aga mees peab ise järgi minema ja mees kasvab läbi selle, et ta läheb ise järgi ja ta hakkab enda austama rohkem, et ta läheb ise järgi, et ta läks ise järgi, et ta sai sellega hakkama. Naine austab meest palju rohkem, kui ta näeb, et mees läheb ise järgi ja tema ei pidanud seal, ma ei tea, selleks sekkuma või teda selles aitama. Ma arvan, et see on suht selline baas, et ma ei tea, ma võin siin rääkida, et mees on mehel siis, kui ta avab selle ukse ja ma ei tea, mingisugune maksab arve või ma ei tea, peseb su auto ära, need on suht mingid siuksed nagu, et ma ei arva, vaata, et minu point ei ole see, et kui keegi midagi nagu teeb, et see, et naine võib ka nagu noh, teeselda, et asi ei ole nagu selles, et kuidas õppida neid mingeid spetsiifilisi asju, mida sa tegema peaks naisena, vaid just see, et kuidas reaalselt kehastada seda, et tunda enda kehas ennast turvaliselt vastu võttes. See on point ja see on naiselikkus, mitte see, mida sa seljas kannad ja ma ei tea, kas huuled on värvitud või mitte. See on osa naiselikkusest, see on osa sellest, kuidas sa end võib-olla hästi tunned, kui sa oled hoolitsetud, sa hoolitsed enda eest ja kõik see, aga see ei ole nagu kogu naiselikkus, et see on väga materiaalne viis näha seda, kes me nagu oleme. Et eks see kõik on komplekt, et ma ei saa öelda, et ainult üks peab olema ja teist ei ole, et ilmselgelt mees võib-olla vaatab seda välimust ja siis sinu olemus muutub talle atraktiivseks, on ju. Ja mehe pool võib-olla sa näed neid tegusi enne, on ju, et need on need mingid sellised alguse asjad, millega me nagu üldse nagu attract ime teineteist või märkame teineteist, et ikka kui see mees selle ukse avab, siis on nagu jube hea tunne, on ju, et ta austab nii palju minu sellist pehmet olekut, et see ei tähenda, et mis sa arvad, ma ise ust lahti ei saa, mis sa arvad, ma ise oma moosipurki lahti ei saa, mis sa arvad, et ma ise ei saa kruvitud seda maali seina, on ju, mis sa arvad, et ma ise ei suuda mingi kardinapuud panna seina. Muidugi ma suudan, küsimus ei ole selles, kas ma suudan seda teha või ei suuda seda teha. Küsimus on selles, kas ma tahan seda teha või ma tahan tunda, et ma olen hoitud naisena ja mees teeb selle ära ja ta tunneb 100 korda rohkem rõõmu selle tegemisest, kui mina oleks üldse tundnud. Saad aru? Ja siis minna, kui see kardinapuu on seina pandud, minna ja teha musimopsti otsa ette. Aitäh, kallis, et sa selle seina panid. Et ma räägin, et asi ei ole selles, et ma arvan, naisena on nagu, me peame õppima nagu lay back, sit down, sit your ass down and learn to enjoy. Õpi nautima, õpi vastu võtma, õpi olesklema diivanil niimoodi, et sa mitte midagi ei tee, võta endas vastu need kohad, ole laisk, noh, õpi seda osa endast tundma, et naise point on olla. Et me ei ole human doings, we are human beings. Et õpi olema. Ja mida rohkem sa teed rahu sellega, et sinu väärtus ei sõltu sellest, palju sa teed ja tegutsed, seda rohkem naiselikkuses sa suudad olla, seda rohkem sa tõmbad ligi meest, kellele sa oled ruumi teinud, kes võiks sulle tuua ja sulle teha. Et seda naudib mees ka, et kui on selline mees, kes ütleb sulle, et mida sa siin umbes diivanil passid ja tee ise, siis ta on konfliktis enda mehelikkusega nagu, sest mees, kes ainult istub diivanil ja joob õllet, kui controversial, siis noh, ta võib seda õllet juua, kui ta on asjad tehtud, vaata. või et kui see ei ole ta nagu mingi 90% ajast seal diivanil, on ju. Ma loodan, et sa said siit mingid kohad, kus vaata, me hakkame teineteist nagu nügima või kuidagi niimoodi torkima, et ma lihtsalt usun, et kui me seda polaarsust õpime austama ja need konfliktid enesest lahustama,
et mees võtab vastutust ja hakkab rohkem tegutsema ja paneb ennast proovile, leiab endast siukse mingi alfa isase, noh, et mingisugune minna ja teha ja tegutseda, on ju. Sellest nagu, et mehel, kellel on nagu missioonitunne või mingi eesmärk elus, see nagu täidab, et mehel peab olema mingi eesmärk, kuhu poole ta liigub, mis ta tahab, mis ta soovib, mingi selline drive, on ju. Et polaarsus tähendab, et on kaks ja need saavad tulla nagu tasakaalu ja polaarsus kõige vahel, polaarsus naiselikkuse vahel, mehelikkuse vahel, maisuse vahel, vaimsuse vahel, et mida rohkem tasakaalus oleme me, mida, ma ei tea, et ma suudan olla ratsionaalne, teha matemaatikat, aga ma suudan ka olla humanitaarne ja ma ei tea, mingi kirjandi kirjutada, on ju, et vaata, mida rohkem me erinevaid külgi iseendas avastame või aktiveerime või õpime tundma või läbi kogema, siis seda mahlakam saab olla meie elu, seda mahlakamad saavad olla meie suhted, kui me suhtume ellu uudishimuga, et ma olen valmis, tead, näiteks partner trigerdab mind, ma olen valmis vaatama, mis mind seal trigerdab, ma olen valmis nägema, mis on minu osa selles, ma olen valmis katsetama midagi uut, ma olen valmis andma võimaluse sellele, et proovida elus midagi, mida ma varem teinud ei ole, olgu see siis diivanil lösutamine või ma ei tea, oma partnerile väljaütlemine, et sa vajaksid kuskil rohkem tuge või abi või toetust või öelda välja, et sa oled väsinud, et sa ei jaksa, midagi peab muutuma või et ma lihtsalt soovin, et iga naine saaks kogeda seda kergust oma elus, mida pakub see, kui sa oled endaga sellises nagu õigeolekus või nagu heas kohas ja su kõrval on keegi, kes nagu annab su elule nagu tohutult juurde ja ka mehi, et mehed saaksid kogeda seda missioonitunnet ja samal ajal head naist oma kõrval, kes annab neile võib-olla mingi sellise lisamotivatsiooni, et oma eesmärke täita või saavutada, sest et see tekitab meis mõlemas täidetust ja kui ilus, kui me saame olla täidetud, et kui me austame teineteise rolle, mis me oleme parasjagu kokku leppinud ja ma nagu kuidagi ühelt poolt julgustan need stereotüüpsed rollid prügikasti viskama ja teiselt poolt ka proovima, et vaadata, mis sulle parasjagu sobib, et mu see point ei ole see, et vastupidine suhe ei toimiks. Kindlasti võib toimida ja olla võrratu, me tuleme siia maailma kõik kogema oma unikaalset kogemust. Võib-olla sinu ellu ei ole lihtsalt sisse kirjutatud see, et sa peaksid selles elus kogema, ma ei tea, ultimate blissi, on ju, nagu mitte halvas mõttes, aga no saad aru, et meil kõigil on erinev elutee, meil kõigil on erinevad asjad siin elus vaja ära kogeda, ära proovida. Kõigi tee ei ole see, et olla võib-olla õnnelikus suhtes, nad peavadki seal nii kaua peksa saama ja saama nüpeldatud, kuni nad õpivad või on valmis valima midagi muud, on valmis muutma oma reaalsust, on valmis muutma ennast, on valmis vastutama, on valmis proovima teisiti ja ei pea me teisi inimesi muutma, vaid peame lihtsalt laskma lahti nendest, kes ei ole meile mõeldud, et me saaks teha ruumi nendele, kellel on auväärne koht meie elus päriselt. Aamen. Et meeldetuletus, elu ei pea olema raske, elu ei pea olema kannatusi täis, sa ei pea elama nagu su vanemad elasid, sa ei pea elama nagu su vanavanemad elasid, sa ei pea kannatama, sa ei pea kogu aeg enda arvelt kellegiga mingit kompromisse tegema, nagu et sa väärid ka rõõmu ja õnnelikkust ja suhet, mis sind täidab, elu, mis sind täidab, et aitab sellest mugava valimisest, et see lause, mis on, et inimaju valib pigem mugava põrgu kui tundmatu nagu taeva või jumalikkuse, julgeda leida need tööriistad elus, mis aitaksid sul olla piisavalt julge, et valida teisiti, proovida, riskida, põruda, proovida uuesti. See on lihtsalt elu. See on lihtsalt üks mäng, me tulime siia planeedile, me elame seda elu, sul ei ole tegelikult nii palju kaotada. Korra suumi välja oma sellest inimkehast ja vaata natukene nagu kaugemalt ennast,
kõik ei ole nii fataalne, nagu kõik ei ole nii surmav või nii nagu, ma ei tea, nagu depressiivne või selline, et zoom'i korra välja ja vaata suurt pilti ja saa aru, et see on sinu mängumaa ja sa võid valida, kuidas sa tahad mängida ja kellega sa tahad mängida, kuidas sa tahad mängida, kas sa tahad mängida. Sinu valik. Pane hullu. Aitäh. See oli hingekast. Ma tunnen, et see on uue hooaja vibe. Ja ma ei tea, kas ma pean nüüd hakkama taotlema asju, mis mind jälle närvi ajavad, et ma saaksin üldse millestki rääkida. Aga ma tunnen, et võib-olla ma olen natukene julgem oma ütlemistes, kui ma varem olen olnud, sest et mul on siiralt nii palju rohkem ükskõik. Ja väga vabastav on see, kui on ükskõik, sest et kui sa mõistad, et igaüks mõistab elu täpselt selle arengutasemeni, kus ta ise parasjagu on, siis sa saad lahti lasta sellest, et ma ei pea kontrollima seda, kuidas inimesed mind näevad, kuidas inimesed mind mõistavad, kas nad mõistavad mind õigesti, kas nad mõistavad mind valesti. See on nende vastutus, nende elu and I don't give a juhu. Vot, ma arvan, et on aeg otsad kokku tõmmata. See oli üks pikk osa. Ma loodan, et sa leiad selle suhte, mis kasvatab sind sinna kohta, kus sa pead jõudma, et saada parimaks versiooniks iseendast. Aitäh kuulamast. Mina olin Elisabeth Tischler. Tšau!